tere, armas. Tänases videos räägin sulle tervenemisest. Räägin sulle selles võtmes tervenemisest, et ükskõik mis situatsioon sinu ümber on, siis kui sinu keha reageerib sellele, seal on miskit, mis paneb sinus aktiveeruma mingisugused programmid, tunded ja keha läheb täiesti errorisse, keha läheb tasakaalust välja, siis kindlasti enne, kui sa hakkad kasutama mingisuguseid tugevaid meditsiinilisi abivahendeid ehk siis tavamaailma ravimeid, võiksid iseendale otsa vaadata ja küsida neid küsimusi, et mis seal tegelikult toimub. Ja ma tean, et kui sa ei tegele üldse selle nähtamatu maailmaga ja sa ei ole harjunud oma keha skaneerima, siis sul ongi keeruline sealt kohe vastuseid saada, aga tahaks sulle öelda seda, et usalda oma tunnet, et sinu süda ju teab. Ja kui sulle öeldakse, et sinu süda räägib sinuga, siis see ei ole see, et süda ütleb sulle sõnu, vaid ta räägibki mingisuguse tundega. Mingisugused teadmised ja taipamised võivad tulla sulle, sa võid kogeda valu, sa võid kogeda mis iganes tundeid, emotsioone. Et tervenemine, meie näeme haigust, tegelikult see haigus ongi juba tervenemine, sest keha üritab ennast tasakaalu viia. Üks päris huvitav kogemus oli mul endal üsna hiljuti, kus mu keha reageeris mingisuguse situatsiooni peale, mille tagajärg oli see, et minu kehasse tekkis põletik. Ehk siis kuidas ma sulle saan kõige lihtsamalt seda jagada, kõige kergemalt. Minu jaoks on veel hommik, varahommik. Minu keha reageeris ühele olukorrale ja selle olukorra tagajärg või selle reageerimise tagajärg oli kõhuvalu. Väga suur kõhuvalu. Minu seedesüsteem põhimõtteliselt tegi restardi, see tähendab, et ma veetsin suurema osa päevast WC-s, kõhuvalu, ja see kõhuvalu ei andnud järgi. Ja mina, kes ma tavamaailma ravimeid ei ole väga ammu kasutanud, ja ma ei räägi toidulisanditest ehk vitamiinidest praegu, vaid ma räägin konkreetselt valuvaigistitest ja mingisugustest tugevamatest ravimitest, siis ma hakkasin kõigepealt skännima, et mis minus toimub, mis asi see on. Ma läksin sinna, suunasin selle energia, sukeldusin sinna sisse ja mulle hakkas tulema informatsioon, ma nägin pilte, ma kogesin tunnet ja see viis mind huvitavasse kohta, sest et ühel hetkel ma tundsin, et mul oli vaja loodusesse minna ja seal looduses tegime ühe rituaali, sest mul oli tunne, et ma pean seda tegema. Ja peale seda rituaali, kui see rituaal oli läbi, mu kõhuvalu kadus ära. Tegemist oli väga tugevate allasurutud emotsioonide ja valudega, mida mina kogesin siis iseenda kehas, aga mis olid alguse saanud juba päris palju kaugemalt minu vereliinis, ehk siis naised, minu esiemad, esivanemad,
kes siis kogesid hästi palju selliseid valusaid emotsioone, mis olid maha surutud ja see, kuidas nad läbi põlvkondade hakkasid käituma ja see, mis on jõudnud ka minuni, kus mina automaatselt olin valinud selle tee, et see siis hakkas lahustuma. Ja selleks õhtuks see valu oli läinud, aga järgmine päev ma ikkagi ka kogesin valu. Huvitav on see, et kui ma jagan seda teile, siis minu keha hakkas ka reageerima. Ja ma tunnen sealsamas piirkonnas valuvõnkeid. Ehk ma saan aru, et ta ei ole veel päris puhas. Et kuigi tavaline see suur valu ja kõik läks ära ja ma sain oma eluga edasi minna, märkasin ma, et mu keha läks õrnaks sellest kohast, ehk mu keha hakkas näiteks, eile oli väga külm tuul ja ma käisin ühel sündmusel ja kuigi ma olin soojalt riides, mul ei olnud külm, siis minu keha ei tahtnud seda tuult, et see koht, kus põletik oli, kus see emotsioon oli, ehk siis minu seedesüsteem ja minu emakas, et see ei talu tuult praegu, sest et ta veel terveneb, kuna see asi on nii värske, siis seal ei ole veel kõik lõplikult tasakaalus. Nii et kuhu ma tahan jõuda kõige sellega on see, et kõik need emotsioonid, mis said välja elatud ühel hetkel, siis tõid nähtavaks veel teisel hetkel mingisugused teised asjad, mis ka olid seotud ikkagi minu naisliiniga. Ehk siis mul tuli veel natuke töötada selle kallal ja puhastada täielikult enda kehaväli igasugustest ühendustest, konksudest, et mitte keegi ei valiks, mitte keegi ei saaks minu energiat, et mina ei anna oma energiat kellelegi, sest et igaüks peab oma energiast elama. Nii nagu sina isegi, nagu mina isegi, mina elan omast energiast ja kõik, kes mind ümbritsevad, elavad omast energiast. Vot. Ja kui need ühendused said ka läbi elatud, pluss siis ma elasin veel hästi tugevalt läbi need emotsionaalsed valud, ehk siis ma läbi oma keha lasin need välja, ehk ma nutsin need välja, ma oksendasin need välja energeetiliselt, et tervenemine kõige suuremal tasandil on ikkagi see, et sa lased need emotsioonid enda kehast välja. Tahan jõuda siis kõige selle jutuga selleni, et usalda oma keha ja usalda seda tervenemist ja anna oma kehale aega, et isegi kui see sümptom kaob ära ühe päevaga, siis kehal läheb aega, et tasakaalu saada. Et öeldakse, et mida kauem sinu sees on see sümptom olnud ja mida kauem sinu sees on see põhjus olnud, seda kauem sinul läheb tervenemisega aega. Ei ole nii, et sa oled 10 aastat olnud selles sümptomis ja siis sa lahendad ära selle, vabastad selle emotsiooni ära, siis ühe päevaga ei saa sinu keha taastuda. Et keha taastumine võtab aega natuke rohkem kui 1 päev. Et kui on 10 aastat, siis võib sul mingi 2-3 kuud minna selle jaoks, et kui keha on lõplikult taastunud. Et see, mida mina endas kandsin, on tulnud ilmselt kaasa mulle juba ema üsast vereliini pidi, ehk siis see on see naiste programm, mis oli, ma tahaks öelda suguvõsas või suguvõsa ei ole päris õige, et ta on ikkagi see, et mis tuleb nendest naistest, mis olid minu vereliinis, ehk siis, et kui mina tervenen, siis terveneb ära ka minu tulevik ja minu minevik. Võivad terveneda ära minu õed. Tean, et minu ema läks tervenemisse. Et see oli nagu minu jaoks kõige suurem tõestus, et see päriselt nagu toimis. Mida mina veel tegin, oli see, et lõikasin läbi selle ühenduse, kus
kus ma otsustasin, et mina ei pea teiste karmat tervendama. Väga-väga kallis inimene ütles mulle seda, andis mulle juhatuse, ütles, et aga sina ei pea teiste karmat läbi tegema. See ei ole sinu ülesanne. Las nad tegelevad ise sellega. Ja ma lihtsalt saatsin selle tagasi, lõikasin läbi ja saatsin tagasi ja enda jaoks pitseerisin selle kinni, et see ei tuleks sealt enam, et mina ei pea teiste karmat elama, mina elan iseenda karmat. Ja nii ongi. Nii et usalda enda keha, usalda tervenemist, jah, kui on väga tugevad põletikud, kus on juba võib eluohtlikuks seisund muutuda, siis loomulikult tuleb valida mingisugust tavamaailma meditsiinilist abi, ehk siis kui ma vaatan metameditsiini vaatenurgast, et siis tuleb lihtsalt see tervenemiskriisi tipp maha võtta, et ei tekiks päris eluohtlikku seisundit, sest vahest võib juhtuda nii, et meie keha on nii võimas ja ta hakkab nii võimsalt tervenema. Ja see tervenemine, sul lihtsalt selle haiguse perioodiga on sinu keha, füüsilise keha on nii nõrgaks jäänud, et see tervenemine võib saada saatuslikuks, ehk siis sa lihtsalt lendad ära siit planeedilt, et sa sured ära. Sest et võivad tekkida veremürgitused või mis iganes, kõik sõltub sellest, mingid sepsised. Et jah, kõik sõltub sellisest kohast, mis seisundis sina oled, kui kaua on sul see olnud. Ja anna aega, ka minul oli kogu aeg juhatus, kõrgem juhatus, minu valgusolendid olid minu kõrval, ma kutsusin neid endale appi, endale toeks. Ja nad ütlesid mulle, et anna nüüd endale aega terveneda ja taastuda. Et suuremas osas ma tegelikult sellist võtsin 2 päeva aega, et olin rohkem voodis, aga muus osas ka, et tuli lihtsalt endale anda aega ja nagu ma eile aru sain, et siis seda aega on veel vaja rohkem ja keha tuleb toetada, ehk siis hoida sooja ja lubada siis seal taastuda. No füüsilises maailmas võib-olla, et kui sinu seedesüsteem on üles öelnud, siis et seal kõik need bakteriaalne tasakaal taastuks, siis probiootikumid ja pigem selline kergem toit, aga seal on ka see koht, et usalda oma keha, et mida su keha süüa tahab. Selline jutt oli. Et kui sa tahad täpsemalt teada mingisugustest asjadest enda kohta, mingisugustest teemadest, siis sul on võimalus tulla minuga sessioonile, et ma teen sessioone läbi online'i, aga Tartus ka koha peal, ehk siis sa pead lihtsalt mulle kirjutama. karin@karinkai.ee on minu meiliaadress, kuhu sa saad oma soovist kirjutada. Minu kodulehel karinkai.ee on olemas hinnakiri, mis teenuseid ma pakun. Ja head tervenemist sulle. Tšau, tšau.